kell on juba üsna vanake, 1879 ehitatud, aga siiamaani tubli, käib kenasti ja ka kulumise jälgi väga oluliselt ei ole. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et see on nagu suur seinakell, lihtsalt palju suuremate mõõtmetega. Ja üks pool sellest kellast on siis löömise osa ja teine pool on käimise osa. Ja põhiline asi on siin näiteks veel ankurammasratas, mis siis seda käiku reguleerib ja loomulikult pendel, mis seal teisel pool käib. Ja pendlist olenebki väga palju kella täpsus. Kui see pendli pikkus kas või õige pisut muutub, siis juba kella käiku see mõjutab, kell hakkab ette käima või taha jääma. Ja siin on pisut teksti väga kuulunud. Ja kella juures on huvitav veel see, et pannakse kaks materjali vastamisi. Pehme messing ja teras. Ja millegipärast siis pidi kulumine olema väiksem. Ei teki hõõret. Kui kaks kõva paned, kulub. Kui paned kaks pehmet, ka kulub. Nii, nüüd hakkab asi juba üsna 29 on alla minna. kriitilisse seisu jõudma. Kui palju on sul? Nüüd lõi mul 30 ette. See on nii nimetatud lehtvedru, mis seda pendlit üleval hoiab. Aga ta murdus siis selle mõttega, et ta nagu liiga palju nagu liikunud on, jah? No ta oli juba aastakümneid käinud ja lõpuks ikkagi ilmselt muutub rabedaks ja annab järgi. Ja see sinder on tegelikult päris raske. See ei ole täpselt mitte kerge. Ikka, ma ei tea, 10 kilo võib vist küll olla.